Mu nimi on Marinett. Ma olen täiesti tavaline tüdruk, kuid mul on imeline saladus, mida keegi ei tea. Lepatriinu ja mustakassi imelised lood. Kameeleon. Oodake! Kuidas see sul õnnestus, Alja? Sa oled parim! Uskumatu, et sa suutsid veenda kõiki kohti vahetama, et mina saaksin Adriani kõrval istuda. Aga võib-olla see polegi kõige parem mõte. Tema kõrval istudes ei saa ma tundi kuulata ja kui mind koolist välja visatakse, ei saa me kunagi Adrianiga ühist kodu ja 3 last ja hamstrit. Oota, tüdruk, mida sa ajad? Sa istu Adriani kõrval, sinu koht on seal. Seal taga? Miks nii? Kuna tal on kuulmishäire, ei saa ta istuda taga, vaid peab istuma eespingis. Sellepärast istus Ivan Milena kõrvale ja Nath Alexi kõrvale ja tema pakkus välja, et Niino võiks siia istuda, et me saaksime nüüd rohkem koos olla. Kellest te räägite? Hommikust, õpilased. Küllap olete kõik juba kuulnud, et Liila on Atšuust tagasi ja hakkab jälle meie koolis käima. Tere kõigile! Tšau, Liila! Tšau, Liila! Oi, ma saan istuda esimeses pingis. Te mäletasid, et mul on kuulmishäire. Te olete nii nunnud musikesed. Sul on tõesti kuulmishäire või? Ja tinnitus ehk pidev helisemine vasakus kõrvasse tekkis pärast seda, kui lennuki mootor stardirajal plahvatas ja ma päästsin parajasti Jaggerstone'i kadunud kassi poega. Jaggerstone'i lemmikloom on ju krokodill. No ja praegu küll, aga enne oli selleks kass, kuni ta avastas endal kassi allergia. Õnneks oled sina klassi priimus, Adrian, ja saad aidata mul järele õppida kõik, mis mul vanematega reisides vahele jäi. Kas aitad mind? Muidugi, Liila. Õpetaja, miks mina pean tagumisse pinki istuma? Kas sul on ka nägemise või kuulmisega probleeme? Minul on silmad ja kõrvad täitsa korras. Istun ise taha, siis saate teie kahekesi siin ees istuda. Ei! Minu tagasitulek tekitab nii palju probleeme. Vahest ma oleksin pidanud jäämagi teisele poole maailma. Kui Marinetil on ka probleeme, siis ma lähen istun parem ise taha. Ei ole midagi. Ei no, minul on ka silmad ja kõrvad täiesti korras. Siis on kõik hästi. Liila, sina istud siia. Adrian jääb oma kohale ja Marinet läheb tagumisse pinki. Keskkool. Teismeliste ängi ja võimendatud tunnete kasvulava. Suurepärane pinnas minu kallitele akumadele. Sõprade poolt kõrvale lükkamine ja üksildus. Sellised asjad ajavad tõsiselt vihale. Lenda mu väike akuma ja muuda see vihane tüdruk kurjaks. Avage õpikud lehekülg 23. Kummaline. Ma tajun viha vaibumist, aga rattad juba liiguvad ja see on ainult aja küsimus. Kannatust, mu väike akuma. See on sulle, Liila. Aitäh, nii armas sinust. Siin on su eelroog. Ma tein sulle Nad on pearva. magusad. Vabandust, et ma ei jaksa ise kandikut kanda. Välja väänatud randmega on see nii raske. Vabandust. Liila valetab. Ta mõtles selle tinnituse loo välja, et Adriani kõrval istuda ja tal ei ole ka ranne välja väänatud. Ma ei saa sinust aru. Sa ei tunnegi teda eriti ju. Miks sa teda vihkad? Olgu, ma räägin sulle. Kas mäletate, kui Liila pärast suvevaheaega tagasi kooli tuli? Ta oli siin ainult 1 päeva ja läksis ümber maailma reisile. Kõik olid temast vaimustuses, aga mulle tundus miski mäda, nii et ma jälitasin teda. Mida? Lepatriinu päästis mu elu ja meist said parimad sõbrad. Ta valetab kogu aeg. Oota, sa kuulasid Liila ja Adriani juttu peal. Suht nõme. Õige reporter kontrollib alati oma allikaid. Kas sa saad tõestada, et ta ei tunne tegelikult Lepatriinut?
no ma... Tahate tõendit, et ta valetab? Liila? Sa unustasid salvräti? Nägite? Nii palju siis välja väänatud randmest. Ma nägin kunagi Indias inimest, kellel oli salvräti nurk silma peast rebinud. Ma kartsin, et kui ma seda kinni ei püüa, siis Max võib viga saada. Mul ei jäänud muud üle. Ai! Liila, sa ohverdasid minu silma pärast iseend. Kuidas teisiti, Max? Me oleme ju sõbrad. Lähme kooli õe juurde. Kas sa oled nüüd rahul endaga? Liilal on nüüd veel valusam sinu pärast. Ei, Marinette ei ole süüdi. Ta tahtis mulle ainult salvräti anda, eks ole? Marinett! Oi, kas sa nutad? Ei nuta. Ma näen, et sa ei salli mind, ehkki ma ei saa aru, miks. Me ei tunnegi teineteist õieti. See eputis tahtis sulle muljet avaldada. Sa ei ole ju pahane sellepärast, et pidid mujale istuma. Oledki? Oi, muidugi sa oled kade, sest mina istun Adriani kõrval. Sa oleksid andnud kõik, et ise seal istuda. Tead, pole mõtet ühe kuti pärast kakelda. Me võiksime hoopis sõbrannad olla ja mina saaksin aidata sul Adriani südant võita. Sõbrannad saavad meist siis, kui sa valetamise lõpetad. Ma ei saa tõestada, aga ma tean, et sul ei ole tinnitust ja su randmel ei ole midagi viga ja sa ei tunne prints Alid, sest sa ei ole kui kunagi Atšuusse jalga tõstnud. Ja ükskõik, mida Alja oma blogis on kokku kirjutanud, siis Lepatrinu ei ole kunagi su elu päästnud. Ma räägin inimestele seda, mida nad kuulda tahavad. Seda nimetatakse valetamiseks. Sina ei saa seda muuta. Inimesed ei suuda vastu panna, kui kuulevad, mida tahavad kuulda. Kui sa ei taha minuga sõprustada, mis siis ikka, aga varsti ei ole sul enam ühtegi sõpra. Ja ma teen kõike, et sa ei pääseks iialgi Adrianile ligi ei koolis ega mujal. Sa oled vist veidi juhmim kui teised, nii et ma annan sulle viimase võimaluse. Sa oled kas minu poolt või minu vastu. Sa ei pea kohe vastama. Sul on aega tundide lõpuni. Ma mõtlesin, et Chloe on kuri, aga Liila teeb talle pika puuga ära. Ta on nagu superpahalane, kellel ei ole isegi kostüümi vaja. Sa ei tohi teda liiga tõsiselt võtta. Kui ma ta valesid ei paljasta, siis ta hävitab mu elu. Keerab kõik mu sõbrad minu vastu, ka Adriani. Väga hea. Ma tunnen, et viha pääseb taas välja. Ettevaatus, Marinett! Akuma! Tšau, Liila. Adrian, millal sa saaksid mind kõigis ainetes järele aidata? Sa pidavat ju klaverit ka mängima. Minu onu on kuulus pianist. Tema õpetas mind ka, aga ma pidin liigese põletiku pärast loobuma. Ja kui mu ranne saab kunagi terveks, äkki sa siis võiksid mind õpetada? Liila, ma olen hea meelega su sõber ja aitan sind kooli asjades. Aga palun ära valeta mulle rohkem. Nagu sa tegid viimati Lepatrinuga. Sa ei ole siis superkangelase järeltulija? Ta on supervaletaja. Hoopis Lepatrinu valetab. Mina ei mõista sind hukka, aga nii keerad sõprade leidme asemel kõik hoopis enda vastu. Räägi mulle, kui miski sind vaevab, ehk saan aidata. Aga sa peab minuga aus olema. Mängid superkangelast ja pead mulle loengut nagu Lepatrinu. Palju tänu! Kui tahad kooli asjades abi, siis ma olen ikka olemas. Sa suudad talle vastu panna. Öölase vägi mõjutab ainult inimesi, kes ei näe oma probleemidele lahendusi, aga sina leiad alati lahenduse. Sul on õigus. Sa ei saa mind kätte. Ma olen enesekindel ja uhke. Ma olen Marinett. Mis toimub? Viha kadus jälle. Aga siin tekib vist midagi muud. Ma lihtsalt ei kannata neid pailapsi. See on minu võimalus. Me ei tohi lasta selle all Akumal vabalt ringi lennata. Tiki-täpid peale. Siia, Akuma. Öölane, mina olen Liila. Ma tean, et sa tahad Lepatrinut hävitada, nagu minagi. Jaa, ma mäletan sind.
anna mulle superpahalase võimed ja mina toon sulle tema ja musta kassi imelised. Suurima rõõmuga annan sulle uued võimed, kameeleon. Ma pean leidma teise väljapääsu. Hei, tšau! Adrian, ma tahan juhtunu pärast vabandada, ma mõtlesin järele ja sul on õigus. Ma tahan olla sinuga parim sõber ja ei valeta sulle enam kunagi. Kas teeme rahu? Oih, ma valetasin. Adrian! Adrian! Niino, ma pean sulle midagi ütlema. Sa ei vääri mu sõprust ega oma tüdrukut ega oma nokatsit. Kui te vaid oma nägusid näeks. Ma pean minema Eiffeli torni esinema. See teile meeldib. Mida? Ainult mitte Adrian. Ei! Oh ei! Aitäh, Lepatriinu! Mu õhupall! Emme! Aitäh! Oi ei, ta kukub alla. See on liiga lihtne. Niipea, kui on vaja kedagi päästa, ilmub see lollakas Lepatriinu välja. Adrian, lõpeta! Appi, ma kaotan tasakaalu, ma kukun alla! Mu imeline printsess, sa päästsid mu elu. Sa ei ole Adrian. Tõsi, ma olen kameeleon. Sa arened ja see on väga hea. Nii ongi põnevam sinuga sõdida. All the more interesting! Ma tean, kus su Akuma on, kameeleon. Aeg muunduda. Aga Akuma? Mis saaks teda nõiutud unest äratada? We wake him up, Ei, ainult mitte nõiutud suudlus. please. No keegi ei saa ju teada. Black, mis juhtus? Mida sa teed? Mina ei midagi. Su sõbranna Liila uinutas su nõiutud suudlusega. Peaksid oma sõpru hoolikmalt valima. Liila sattus jälle Akuma ohvriks. Ruttu, Black. Küüned välja. Quentin! Lepatriinu, ma nägin seda superpahalast põgenemas. Aitäh, mine siit ära, see on ohtlik. Tule välja, kameeleon. Minu Quentin, sa leidsid ta, Lepatriinu. Mis mõttes? Ettevaatust, Lepatriinu. Nüüd oleme kahekesi, Lepatriinu. Kataklüsm! Ma uurin välja, kes sa tegelikult oled, kameeleon. Enne uurin mina välja, kes sina oled. Musta kassi vägi hävitab su. Destroy you! Selleks pead mu enne kätte saama. Too mulle kohe musta kassi imeline. Ei, tahan enne tema oma kätte saada. Sul pole enam kuhugi põgeneda, Lepatriinu. Ma ei kavatsegi. Võluvägi! T-särk.
Kavatsed minust jagu saada sellega, et sunnid mind enda moodi riietuma. Aga võib-olla mulle sobibki just selline õudne moeröögatus. Jälle ebaõnn. Kataklüsm. Hea töö, kameeleon. Muuda end lepatriinuks, siis saad ta magama panna ja mulle ta imelise tuua. Lepatriinu. Me peaksime olema sõbrad, mitte vaenlased. Selle pahalase suu panid küll kenasti lukku, aga oht pole veel möödas. Kus on see Akuma ohver? Ma vist aiman. Teenindaja? Kui te ei paneks pahaks? Muidugi Lepatriinu teie teenistuses. Olge hea. Tänan. Kohe saame teada, milline sa tegelikult välja näed, kameeleon. Küllap näed, et tegu on vana tuttavaga. Nüüd on su kurjusel kriips peal, väike Akuma. Aeg muunduda kurjast heaks. Tehtud. Haida, väike liblikas. Imeline Lepatriinu. Ära põe, sa näed ilma nokatsita ka päris timm välja. Oo! Liila? Lepatriinu? Vähemalt saad nüüd päriselt öelda, et päästsin su elu. Vaherahu? Aitäh, Lepatriinu. Oleks suur au sind enda sõbraks pidada. Rõõm kuulda. Kas tohin sulle nõu anda? Sa ei pea valetama ja kedagi teist mängima. Sa meeldid kõigile iseendana. Luban nüüdsest nii teha. Täpid läksid. Ma näen selles Liilas erakordset annet. Tema tunded Lepatriinu vastu tulevad mulle kunagi kasuks, varem või hiljem. Muidugi Lepatriinu päästis mu elu, ta tuleb alati oma parimale sõbrale appi. Kas tinnitus ei tekitanud sinust kõrguse kartust, kui sa Eiffeli torni otsa läksid? Ei, Lepatriinu tunneb mind nii hästi, et ta võttis mu parema kõrva jaoks tropi kaasa. Parema kõrva jaoks päriselt? Hommikul väitis ta, et tinnitus on vasakus kõrvas. Nüüd on ta mul peos. Kavatsed seda kõigile rääkida? Muidugi, Liila on ju... Valevorst, ma tean. Aga mida tema paljastamine muudab? Tema alandamine teeb talle ainult rohkem haiget. Halbade inimeste häbiposti panemine ei muuda neid heaks. Me oleme Lepatriinuga nagu sukk ja saabas. Kas me peame siis lihtsalt ta valetamist pealt kuulama? Mis vahet siin on, kui meie sinuga tõtt teame? Sul on õigus. Ehk me ei peaks sellest numbrit tegema. Tere päevast, õpilased! Tere päevast, tere! Tore, et sa sellest üle oled, Marinett. Hei, siin taga on ju päris lahe. Liila, siin. Adrien. Olemas. Max. Kohal. Keskendu, Marinett. Härra lasa mõtteid uitama. Muidu visatakse sind koolist välja ja kuidas te Adrieniga saate siis oma maja ja 3 last ja hamstri? Marinett, õpetaja on juba 3 korda sinu nime hüüdnud. Su kuulmisega on vist ikkagi midagi korrast ära. Tule istu siia esimesse pinki Liila kõrvale. Õpetaja, uskumatu lugu, aga mu tinnitus on täiesti kadunud. Tõeline ime, ilmselt tänu Lepatriinule. Ma võin nüüd sinna taha istuda. It must be Ladybug's doing. I can sit in the back now.
Vabandust, õpetaja. Kas ma tohin ise Marineti kõrval istuda? Me Niinoga ei suuda enam suud kinni hoida. Sa ei arvanud ometi, et ma oma pestika üksi jätan? Vabandust, kas mina tohiks jälle Niino kõrval istuda? Sit next to Nino again. Anna andeks, ta on mu parim sõber. Kas mina tohin ka oma vanale kohale istuda? Ja mina ka. Näeme hiljem, Marinet, tšau! Paistab, et sa oled otsustanud. Nüüdsest on meie vahel sõda. Sina kaotad kõik oma sõbrad ja jääd ihuüksi ja mina saan Adriani endale. Seda me veel vaatame, Liila. We'll see. Tõlkinud Annika Mänd, lugesid Karin Rask ja Karol Kuntsel. Alguslaulu esitasid lasteekraani muusikastuudio laululapsed.